tund 23. Issand, mis siin on? Teiselt poolt istu. Tšau. Laupäeva hommik, kell on 4:59 ja me ei ole normaalsed inimesed, sest me ei maga ja me lähme Haugile Saaremaale. Teie magasite, mina pole midagi maganud. Ma tulin just klubist. Me rentisime paadi ja meid ootab ees, mis kell meil läheb, 6:45 läheb praam. Ja me lähme ühte uude kohta, kus me pole varem käinud. Aga igatahes täna tuleb päris kena päev meil tõenäoliselt, sest et ilmaennustus on sügiseliselt ilus. Meil näitab pea 20 kraadi sooja, terve päev on päike. Loodame, et see kala loidiks ei tee. Lähme vaatame. Keegi on suutnud kivi tõsta teise kivi otsa. Päris tugev mees pead olema hommikust. Kell on nüüd täpselt 8, 3 tundi võttis aega, et jõuda Saaremaale siia kohale. Oleme seekord siis Madise ja Steveniga rentisime paadi laenutus.eu-st sellise 4,5 meetrise paadi. Meil on 8 hobujõuline mootor, 2 riidva hoidjat, 2 aeru. Lisa bensiinipaak, vist võib-olla on ankur ka. Ma ei tea, üsna asjalik tundub. Päris mõnus oli sõita käru. Käru ei olnud tundagi, et taga on. Praami peal oli näha, et ikkagi suurem hulk inimesi oli saare poole teel kalastama. Nägime mingi 5 paatkonda. Ja siin oli põhimõtteliselt selles kohas, kus me oleme, siin oli nagu 3 paadi sisselaskmiskohta ja iga koha peal oli circa, ma ei tea, siin on praegu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autot. Kell on 8 hommikul, tulime esimese praamiga. Ja esimese koha peal oli ka circa 10 autot, teise koha peal oli ka mingisugune 5 autot. Ma arvan, siin on õhtuks on mingisugune 30-40 autot. Sama palju paate peal. Okei, me paneme igatahes varustuse peale ja läheme paadi vette. Tõmba sirgeks. Tõmba korra otsa edasi. Tule nüüd otsa ja. Oi, see kummipaat läheb ka kohe minema, vaata. Vaata, sul läheb sisse. Sul on perses nüüd. Ja, hop. No nii. No nii. Suur tänus. Päästeoperatsioon tehtud. Esimene vise Saaremaal tänasel hommikul mul. Ootused on tänase päeva suhtes kõrgelt. Aga uskumatult palju liiklust on siin. 3-4 paati on selles väikses augus juba peal. Nii et ma ei tea, kas me siit üldse täna midagi saame. Pani saare slaideri otsa, lubas kohe esimese viskega võtta ja lendab. Ja kus lendas nüüd? Maandus otse vette, mis on hea märk sellest, et vise õnnestus. Ja ta alustas tagasi kerimisega. Ma tahaks selle paadi välja suretada. Sure. Esimene pait oli. See ei olnud võrreldav selle esimese. Mehed jälle ei usu täpselt sama nagu kevadel. Nad lihtsalt ei usu, et mul oli pait. Ma ei saa aru praegu. Seal on ikkagi taimestik. Ja aga ma teen teile adru sinna. See kala käis 3 korda järgina. Teie negatiivsuse pärast ma ei saanudki seda kala praegu kätte. No nii. Nägid üle? Okei, seal on jah mingisugune taimeriba, aga peale seda tuleb nagu kalariba. Ma arvan, me saame täna esimese kalapaati ka. See on põhimõtteliselt 3. kala, mis on otsa jäänud.
paar tükki käisid lihtsalt näksimas ka. Aga vist selle saame paati ka. Väga suur ei ole, siuke mõõdus on küll. Aga me ikka tulime suuremat taga ajama. Mis ta olla võib? 50 või? Ja Madis võttis ka. Ma ei tahagi teda paati lasta. Release. Mul oli just kala hüppas landist täiesti mööda. Me triivime nii kiiresti, ei jõua seda nagu kohta ka, kus ta, et saaks samasse kohta uuesti visata. Ei jõua seda ära registreerida, siis mere peal liigume praegu nii kiiresti. Minu kala. Väike. Ilmselt Suurem. ei ole, kui ta hüppes veest välja, siis on väike tavaliselt ikkagi. Eelmisest suurem. Eelmisest suurem. Saare slaider ikkagi toimib täna. On suurem. No. Kala tuleb, aga väikseid saame ainult täna kätte. Viies kala. Ja jälle mingisugune väike. Tegelikult 7. Steven võttis kala. Päeva suurim. 3 senti suurimna. Otsas või? Otsas. Oot. Mida pekki? Need väiksed, ma saan aru, need käivad ja lihtsalt togivad. Nad ei aja oma hambaid viisavalt laiali, et kätte saada. Kõik kalad on nagu ühte mõõtu. Siuke tunne nagu ühte sama kala püüame kogu aeg. Ma arvan, et see on üks ja sama, jah. Tšau. Seekord teeme ühte väga olulist asja pisut teistmoodi, kui varem me oleme alati saanud kala, siis me oleme selle kala tõstnud veest välja otsa paati ja siis siin paadi põhjas võtnud konksu ära ja tagasi vette pannud. Aga sellel ajal, kui ta siin veedab oma paadi põhjas, siis ta hakkab tavaliselt hüppama, ta taab oma pead igale poole ära ja selle tõttu kala on alati tavaliselt täiega uimane ja tükk aega läheb selle vabastamisega aega. Aga seekord me laseme vette tagasi kalu otse vees. Et see on nagu päris hästi nagu toiminud, ainult et me ei tea, mis me siis teeme, kui me suurema kala peaksime saama. Meil pole sellist väga head kahva, et võiks olla natuke suurem kahv. Saata siia niimoodi paadi kõrvale ja siis nagu üritada konksust vabaks teha, korraks tõstaksid välja, teeks pildi ära ja tagasi vette. 10. väike. Mõõdad ära ka korras, Steven. Ma ostsin ju uue Taiva selle mõõdulindi. Mis tegid nüüd? Release või? Mida pekki? 11 meetrit või? 11 kilo või? 11 kilo, jah. Ja aga kusjuures ongi hea, et me enda väikseid saame, vaata. Harjutame, jah. Ei, mitte harjutame, vaid äkki nagu see väike meelitab liigi suureks, siis saad nagu double hiti. Kõik on Hit, mis number? 13. Oi. Ma tahan nüüd mõõta. See on 44,5. See ei ole mõõdus. Praegune seis on selline, et me oleme saanud 13 kala. Need on olnud vahemikus 40 kuni 50 sentimeetrit. Võib-olla 1-2 olid seal üle 50, aga üldiselt on olnud väga väiksed kalad. Meil on nüüd uus plaan, me otsime järgmise kohal. Mul on üks koht veel teada siin augus. Proovime selle ära. Kui sealt saame suuremad, siis jääme sinna. Aga kui ei saa, siis hakkame lihtsalt suvaliselt hakkame muusi auku otsima. Oleme nüüd mingi siukses väikses sopikeseks, eriti suur see ei ole, see on siuke mingi, ma ei tea, 30 korda mingi 20 meetrit siuke augukene. Ma panin siukse pardi otsa endal ja esimene vise siia auku. Pole kala. Päris pikalt oleme nüüd olnud, kell on vist juba mingi 2 või 3 või ja viimase kala me saime mingi kell 11. Ja nüüd me oleme siin nagu ühest kohast teise sõitnud järjest ja kala ei saa. Nüüd nagu
koht, kus me just jõudsime, veits on nagu palju lubav. Aga ühtegi kala ikkagi näinud ei ole. Põhimõtteliselt esimest korda trollimine töötas. Me oleme ikka tavaliselt nagu üritanud lollitada ja vedada seda lanti paadil järgi, aga kunagi ei ole nagu toiminud. Nüüd nagu esimest korda. See on möödus. 14. Kell on 3 ja tõsiasi on see, et kõik paadid tundub, et hakkavad kogunema täpselt siia ühte auku. Arvates, et ainult siit august saab kala. Hommik nägi välja umbes selline, et kõik panid paadid vette, kõik otsisid mingisuguseid omi auke. Kas said seal kala või ei saanud, seda me ei tea täpselt. Aga fakt on see, et millegipärast kõik praegu arvavad, et siit august saab kala. Võrreldes hommikuga vesi on suht selge. Näed põhja hommikul neid mitte midagi täiesti sogane oli. 16 kala täna. Lõpuks tuli ära ikkagi. Ma arvan, ma tegin mingisugune 100 viset selle kala jaoks, et kätte saada praegu. No peaaegu. No 50 tegin ikka. 50 viset tegin vähemalt. No palju ma siis tegin? 25. Ma ei teagi nüüd, kas see oli üks ja see sama kala, aga see kala käis mul, kui see oli üks ja see sama, siis see käis 2 korda landi otsas ja ma ei tea, 4 korda ujus järgi lihtsalt. Mis asi sul otsas on? Konnapoeg või? Konnapoeg on sul otsas ja sul pole isegi ritt või lookas. Ma ei saa aru, kas ta tuli lõpus siis alles sulle või? Kogu aeg oli või? Ei, ma tõiksin ka alguses midagi. Ma ei saa aru, kas korraga tõikis. Sikke 50. Ma panen kotti ära. 51. Võtame siis ühe kala täna kaasa ka. Päev oli siis selline, et me saime 16 kala, 13 saime sellest põhimõtteliselt enne lõunat. Ülejäänud 3 tulid siis nüüd siin täitsa õhtul hilja. Päevaga jääme kindlasti rahule, kuigi kala oleks võinud olla pisut suurem. Kõige suurem kala oligi, ma arvan, see kõige viimane või? Seesama, mis Steven kaasa ka võttis, oli 51 või? 51 sentimeetrit oli ta, jah. Ilm oli meil täna sügiseliselt ilus. Päike paistis terve päev. Päikse käes oli mõndadel hetkedel, kui tuul oli pisut vaiksem, siis võisid tunda ikka sükest pea 20 kraadist sooja. Aga enamus aega oli ikkagi päris tugev tuul. Olgu, järgmise korrani. Tšau!